aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Tere tulemast kuulama alushariduse taskuhäälingut Kes aias, mis aias? Mina olen Silja Järve. Ja mina olen Kätlin Tanin. Mul on siiani meeles ja hingel üks Mare Tormi esimeses saates välja öeldud repliik, et nõuka ajal, kui lasteaiad said juba kogemusi ka mujalt, siis väga ei tahetud seda teistega jagada. Mulle tundub, et see suhtumine on jäänud minevikku ning lasteaednike kogukond on üksteist inspireeriv ja innustav. Kes meil täna aias on? Täna on aias 2 lasteaednikku Pirita lasteaiast, õppealajuhataja Helina Aaboja ja liikumisõpetaja Heili Heinaste. Ja teemade ring keerleb ümber Erasmuse ja rahvusvahelise koostöö. Tere tulemast saatesse! Tere! Tere! Või siis, et saame kohe alguses natukene oma külalistega tuttavaks ja võib-olla te avaksite oma teekonda alusharidusse ja räägiksite natuke iseendast. Et Helina, alustame sinust. Mina olen Helina ja olen Pirita lasteaias siis õppealajuhataja. Mina tundsin teisel kursusel, et mina pean tööle minema, sest muidu mul on tunne, et ma õpin täiesti vale eriala. ja juhtiski nii, et mind võeti osalise tööajaga ülikooli kõrvalt ja alustasin, see oli aastal 2003. Ja siiamaani olen olnud lasteaias. Et alguses siis õpetaja, veel vahepeal muidugi natukene maja muutnud, vahepeal proovisin ka eralasteaia direktori ametit, aga siis ikkagi kuidagi maandusin jälle ikkagi munitsipaallasteaeda alguses õpetajana ja siis tuli võimalus õppealajuhataja kohale kandideerida ja haarasin kohe, sest et ma juba siis tundsin, et see on see, mida ma tahan teha, mida ma nagu kohe väga tahan teha. Et juba päris pikalt olnud lasteaias. Heili, kuidas sina lasteaednikuks sattusid ja kui kaua sa oled olnud lasteaednik? Tere, mina olen Heili ja mina olen Pirita lasteaia liikumisõpetaja ja 2006. aastal lõpetasin Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi eriala. Ja tööstaaži hakkasin siin vaikselt arvutama, tuleb mul 16 aastat. Ja kõik need aastad on olnud mul ametinimetuseks liikumisõpetaja. Mõni aeg tagasi just mõtlesin, et kuidas sattus selline variant, et mina olen liikumisõpetaja. Ja pika praktika käigus, mis oli Mustamäel Kiikhobu lasteaias ülikooli ajal, siis peale praktikat direktor, müristaja, palus mul jääda majja. Ja ta pakkus mulle kohe 2 vabanevat töökohta, kas ma soovin olla rühmaõpetaja või soovin olla liikumisõpetaja. Ja ma ei teagi, kuidas ma tegin see 16 aastat tagasi selle valiku, et olla liikumisõpetaja. Igal juhul on see avanud minu jaoks nagu niivõrd palju erinevaid võimalusi. Tollel ajal võib-olla ma mõtlesin ka, et vastava haridusega ma saan igal ajal olla rühmaõpetaja. Ja see tundus nii põnev olla liikumisõpetaja, midagi teistsugust, midagi juurde õppida. Ja mina olen selline alushariduse fanatt, alushariduse edendamise fanatt ja liikumisõpetajana on mul vähem kontakttunde lasteaias ja mis tagab mulle siis sellise aja pedagoogiliseks enesearenguks. Te olete töötanud erinevates majades, aga nüüd olete sattunud koos Pirita lasteaeda. Olete olnud Pirita lasteaias juba päris mõnda aega. Mis on Pirita lasteaias see, mis teid seal kinni on hoidnud? Asub niivõrd kihvtis kohas, et nii mereni, jõeni, metsani, igale poole on maksimum 15 minutit jalutust koos lastega või iseseisvalt, et kogu see asukoht on meie lasteaia kõige suurem trump. Ja no eks ja tegelikult ju ka see meeskond, kellega sa ju koos töötad, et sa ju ei taha, sa ei tööta ju, kui sulle ei meeldiks seal. Et kohe, kui tulin, siis kuidagi oli kohe siuke tunne, et ma peangi seal olema, et see ongi minu koht, et minul on nagu selles suhtes jäänud ja teine ongi see lihtsalt see asukoht. Ja sellest on tulnud ka meie see loodus ja nüüd roheline kool ja et kõik meie rahvusvahelised projektid on seotud looduse teemaga, et see on nagu üks asi, mida me olemegi nagu tahtnud viljeleda ja see lihtsalt see keskkond
anna meile selle võimaluse. See on hea, et sa nüüd mainisid selle rahvusvahelised projektid, sest et tegelikult, miks me täna siia kogunenud oleme, ongi see, et teie oskate meile rääkida, mis asi on Erasmus pluss ja mis võimalusi see lasteaiale ja õpetajale annab. Esmalt oleks vaja aru saada, et mis asi üldse on Erasmus pluss ja kuidas see on seotud alusharidusega. Et Helina, kas sa tõstaksid palun katteloori? Jaa, et mina ise olen tegelikult nende Erasmus pluss projektidega alustasin juba oma esimesel töökohal. Siis ma olin õpetaja, ma kuskilt kuulsin, et mingi siuke vahva asi on. Saab minna välismaale, saab reisida, saab teisi lasteaedasi näha ja see lihtsalt mind ennast nii palju huvitas, et ma pidevalt kogu aeg jälgisin seda kodulehte, et järsku tuleb mingi koolitus, et järsku ma saan kuskile minna midagi teha. Ja siis avaneski võimalus, et oli niisugune kontaktseminar lasteaiaõpetajatele Saksamaal, et ma läksingi sinna koha peale, see lõpetati projekti kirjutamist ja samal ajal sa said endale juba projektipartnerid leida. Ja nii siis tuligi majja minul esimene projekt ja siis partnerina. Ja see lihtsalt jättis mulle nii kustutamatu mulje, kõik see, üldse see koolitus seal koha peal, need inimesed, kes seal käivad, et see lihtsalt oli nii äge. Et see kogemus nagu ütles mulle, et see on asi, mida ma tahan ise nagu teha ja ise ka edasi nagu viljeleda ja siis, kui tuli jälle see võimalus, siis ma jälle tegin seda, et läbi selle Erasmuse ongi siis nagu võimalik teha koostööprojekte erinevate Euroopa lasteaedadega ja teine võimalus on siis õpiränne, et kas sa lähed siis töövarjuks, lähed praktikale või lähed isegi õpetajaks mingiks ajaks kuskile teise riiki või siis osaled mingil koolitusel. Kui julged need õpetajad olid sinu mõttega kaasa tulema? Et teeme. Võib-olla peaks õpetaja käest küsima. Mina sellest Erasmus pluss projektist väga midagi ei teadnud eelnevalt, et mina olin puutunud kokku sellise programmiga nagu Youth in Action, kus välisriigi inimesed tulid meil lasteaeda, nüüd mitte Pirita lasteaias küll, aga Kiikhobu lasteaias välisriigi noored inimesed tulid lasteaeda ja nad siis tegid õpetajatööd või nad olid abilised õpetajale. Et selle programmiga ma küll puutusin varem kokku, aga Erasmus pluss tuli Elina kaudu ja esimene projekt, millega mina kokku puutusin, oli Metsast mereni. Ja sellega seoses oli võimalus minul käia Rumeenias ja Portugalis. Ja kui Portugali oli minek, siis ma sain ise olla ka nagu nii-öelda eestlaste grupijuht. Et ma pidin seal siis ettekande veel tegema ja see oli tõesti selline, ma ei tea, suurepärane võimalus. Et kui poleks sellist võimalust olnud, siis kuigi ma ütlen alguses, ma ei teadnud, millega ma kuhu ma ennast seganud olen, sest ma ei saanud päris täpselt aru, et mille jaoks seda vaja on või kuidas see nagu töötab ja toimib, aga ise läbides neid reise ja seda tööd tehes selle projekti heaks, see oli kuidagi nii silmi avardav, et ma ainult ootan uusi ja uusi projekte kogu aeg. Koolituse projektiga oli raskem, sest koolitused on ju inglise keeles. Mõtlesingi, et selles suhtes on see koostööprojekt parem, et seal saab ikkagi koos minna mitu inimest ja oma aktiivgruppi nagu koostades ma võtsingi aluseks ka selle, et kohe küsisin, et kes oskab inglise keelt, on ju, ja et meie oleme siis see aktiivgrupp, et iga see liige vastutab siis ühe selle reisi eest ja tõlgibki teistele ja abistab teisi, et kõik saaksid nagu osa sellest. Et see keel on üks siuke nõrgem koht, aga nüüd on muidugi, kes nüüd lõpetavad ülikooli, et nendele ikkagi on seda inglise keelt ka rohkem, sest et nad peavad ju hästi palju seda kirjandust lugema, artikleid, et siis selle kaudu tuleb ka seda veel juurde. Ütleme, erialane inglise keel vist tuli aastal 2017 äkki ülikooli õppeprogrammi sisse. Et nüüd on muidugi ja kui meie vanused inimesed tegelikult juba valdavad keelt, et siis niimoodi natukene lihtsam seda koostööd teha.
et ma olengi nagu ka öelnud õpetajale, et ega teiste riikide omad õpetajad ei ole ju kõik oskaksid ideaalselt inglise keelt ja kõik räägiksid puhtalt, et see ei ole nii. Et ka nende hulgas on neid, kes ainult naeratavad sulle ja võib-olla kätega proovivad selgeks teha, mida nad tahavad või mis nad mõtlevad, et see on kõikides riikides niimoodi, et ei tohiks seda nagu peljata. Aga siis nagu ikkagi saab osaleda nagu selles Erasmuses, kui ma üldse inglise keelt ei oska, et väga paljud ju räägivad näiteks saksa või vene keelt. Jah, no see vaata oleneb, et kes sul partnerid on ju. Et praegu meil näiteks Läti küsis, et kas me saaks kohtumisel vene keeles rääkida. Et et seda kõike nagu tuleb, et see täiesti oleneb, kes su partnerid on. Ehk siis kui on olemas tahe ja pole probleemi, et rahalised ressursid jääksid piiratuks, sest et selle saab taodelda, siis kuidas see täpselt käib, et on üks inimene, kes ütleb, kuulge, teeme ja siis ta peab leidma endale, kui palju liikmeid ta sinna meeskonda peab enda lasteaiast kaasama? Selles mõttes enda lasteaiast seal ei ole mingid limiteeritud, et palju sul peab olema neid. Aga miinimum on? Pigem on ju see, et mitu inimest sa ise vajad seda projekti nagu vedama. Ja muidugi nagu, mida taotluses nagu jälgitakse, on see, et see hõivatus oleks suur. Sest et nende projektide eesmärk on see, et sa jõuad võimalikult paljude inimesteni. Et nii ka siis enda majas, kui ka siis kogukonnas ja niimoodi, et seda nagu tegelikult jälgitakse. Ja mina arvan, et kui ikkagi majas on projekt, et siis ikkagi terve maja ju on sellega seotud, et see on ju maja siuke ühtne tegemine. Aga kui palju neid partnerriike peab olema ja kas need peavad olema välismaalt või saavad Eesti partnerid ka olla? Ei, selles on ainult Euroopa, et Euroopa ja siis on veel teatud riigid, seal on Türgi ja Island ja Norra, et kes on veel nagu Euroopa nagu väliselt võivad olla partnerid. Aga muidu on põhiliselt Euroopa riigid. Euroopa Liidu liigid siis, jah? Jah, Euroopa Liidu riigid. Ja seal on ka veel see, et minu meelest oli see, et kas miinimum 3 partnerit, et kui nagu alla 3 läks, siis ei saanud enam nagu raha nagu saada. Et võib ka juhtuda, et sa ise saad omale partnereid seal 4-5, aga selgub, et lihtsalt keegi nendest kas hüppab alt ära või ei ole võimalus üle üldse nagu osaleda selles projektis, nagu meil ka viimase meil oli ka tegelikult esimesel selle Metsast mereni oli, et oli üks Rootsi partner oli ka, aga nad viimasel hetkel, kuna lihtsalt nende enda agentuur saatis neile infot nagu nii viimasel minutil, siis nemad otsustasid, et nad ei võta seda riski, et pärast nad ei saa sellega hakkama ja siis loobusid. Ja sel aastal meil loobus Itaalia, kuna lihtsalt nendel see COVID-i olukord läks sügisel nii hulluks, et nende asutuse juht otsustas, et meil ei ole nagu lihtsalt ressurssi ja jõudu sellega nagu tegeleda. Ehk et siis on vaja ideed, on vaja eestvedajat, on vaja õpetajad kaasata, võib olla terve maja, aga samas kui kõik õpetajad ei taha kaasa minna, siis see ei takista projekti elluviimist. Ühtepidi, eks ju peaks motiveerima see, et ma saan nagu oma majast välja ja ma saan nagu kogeda ja vaadata nagu maailma laiemalt, eks ju õpetajana, aga see projekt peaks ikkagi käima siis, eks ju majas sees ja see peaks jõudma nüüd lasteni, sain ma nagu õigesti aru, eks. Et Heili just enne ütles siin, et te olete nüüd jõudnud ise mingi toreda projektini või? Et konkreetselt see praegu Erasmus Plus projekt, see on meil teine projekt majas, mille Elina on kirjutanud. Ja need teemad, nagu ka Elina varem ütles, on kõik olnud seotud loodusega ja meie ümbruskonnaga, meie lasteaia tegelikult eripäraga, et kõik need teemad siis antud projektis on võimalik käsitleda siis meie lasteaia ümbruskonnas või siis rühmas sees ja sel viisil need jõuavad meie lasteni ka. Et nüüd me ei lähe kindlasti kohale ja ütle nii, nüüd me hakkame projekti tegema, et see ei tuleks kõne alla, aga niimoodi märkamatult saavad need tegevused ka loodud ja tegelikult kuna projekti teemad
on ka meie lasteaia nagu üldised õppeaasta teemad, siis õpetaja ei pea ka nagu selle jaoks nüüd eraldi midagi hakkama looma, midagi hakkama tegema. Et küll aga on tal vaja panna näiteks tegevus, mille ta on saanud läbi viia, toetanud lapsi selles tegevuses. See on tal vaja panna kas blogisse või siis... No, me kogume Google Drive'i nagu neid tegevusi, häid näiteid, millest me siis teeme ka sellised e-raamatud. Et aga seda peab nüüd õpetaja tõesti tegema, et ta peab selle Google Drive'i sinna panema koos piltidega ja seletusega, et mis oli selle tegevuse eesmärk ja asjad, et... Ja see nüüd ei ole tulnud tagasisidena sellises variandis, et see oleks nagu midagi ekstra õpetaja tööle, et midagi ekstra ei ole vaja teha. Et kuna see projekti teema üleüldiselt on niivõrd seotud meie oma majaga, oma maja eripäraga, et see on pigem toetav. Et meie oleme valinud selle looduse ja need tegevused ja mina ise lihtsalt usun sellesse, et õpetaja kõige rohkem nagu tahabki ju näha teiste õpetajate tööd. Ta tahab õppida sellest neid kogemusi, neid materjali, et see ongi nagu, mis teda ju paneb siis jälle mõtlema, mida ta oma rühmas saab teha. Ja sellepärast ma olengi nagu neid projekte ka valinud siis meie selle aasta teemaga ja siis seoses sellega, et õpetajad siis saavadki seda kogemust jagada ja näha, kuidas on ja et see oleks kõik nagu omavahel seotud. Kuidas see projekt siis käima läheb, et sa ütlesid, et raske oli alguses seda käima lükata, et kuidas te üldse need eesmärgid seadsite ja kui palju need eesmärgid siis erinevatel partneritel peavad kattuma, et kas teil võivad olla ühed eesmärgid, mis te sellest projektist soovite kätte saada ja teistel on natukene teise nurga alt need eesmärgid? See pannakse kohe alguses paika, kuidas kõik asi läheb. Ja kuidas need teemad, mis ajal, sa saad seal natukene laveerida seal kuu sinna, kuu tänna, et olenevalt, mida sa teed, aga kõik need tegevused pannakse ikkagi kohe alguses paika. Sa võid teha lisategevusi, see ainult nagu lisab sinu projektile väärtust, aga need, mis sa oled lubanud, mis aitavad sul nagu eesmärki täita, need sa pead kõik ära tegema. Ja seda nagu ka need, kes siis nagu rahastusse annavad, nad väga loevad, kas sinu need tegevused toetavad seda eesmärgi täitmist. Kas see on toetab jälle seda mingit Euroopa eesmärke, neid asju, et nad väga seda vaadatakse ja mida kõrgema hinde sa nagu oma taotluse eest saad, et seda suurem tõenäosus on, et sa saad selle rahastuse. Kuidas see jõuab nagu kogu lasteaiani? Mina vahemärkusena ütleksin selle, et esimese projektiga oli kaasatud praktiliselt terve maja täisõpetajaid. Ehk siis igas riigis käis kogemus saamas erinevad õpetajad. Et igal õpetajal oli tegelikult oma kogemus, millega ta sealt tagasi tuli. Ja kui esimene küsimus üleüldse alguses oli see, et mille jaoks meil seda projekti nagu vaja on, siis tänu sellele, et nii paljud õpetajad said selle kogemuse käia teises riigis, näha, mis seal toimub, mitte ainult käputäis õpetajaid meie majast, vaid praktiliselt kogu maja käis erinevates riikides, siis see oli nagu selles mõistes kõige suurem nagu väärtus, et igal ühel on mingi panus, mida ta siis kasutab oma rühmas näiteks. Ma nüüd ei mäleta täpselt, kas me tegime erinevatest käikudest ka ikka. Ja kokkuvõtteid me tegime kindlasti ja rääkisime kindlasti, sellepärast et selle 2 aasta jooksul me käisime 3 riigis ja ükskord võtsime ise külalised vastu. Ja. Et ainult minu meelest niimoodi saabki selle aastani nagu jõuda, kui terve maja on saanud nagu sarnaseid kogemusi, et kõigil on olemas see kogemus minna ja näha, kuidas mujal tehakse ja siis saadakse aru ka, mille jaoks neid projekte üldse vaja on ja mis väärtuse see õpetaja enda professionaalsusele annab. Et ma pigem nagu lihtsalt väärtustaks seda osa, et terve maja oli kaasatud projekti. Et õpetajad
kes ka võib-olla alguses ei olnud väga huvitatud peale reisi, see oli lihtsalt niivõrd uskumatu tunne, kui üks õpetaja meie majas, ta tuli ja ütles, et Eili, ma poleks ealeski uskunud, et see on nii kihvt. Paar märksõnad oli mul, see esimene oli kohe kuuluvustunne, eks ju, et me tegelikult ikkagi vajame, et kui ma juba osalen seal või mind on võetud sinna kampa, eks ju, et siis küll ma juba tegelikult nagu pärast seda oma panust ka palju paremini nagu jagan edasi õpetajanagi. Ja teine on see, et mulle tundub, et selle Erasmusega olete te teinud ära ka terve maja siis meeskonna koolituse. Saab 2 ühes. Absoluutselt. Et meeskond nagu päriselt hakkabki nagu tundma, et see oleme meie, eks ju, meie oma tunne. See kõik toimus enne, kui tuli COVID ja reisimine oli lihtne, eks ju. Aga praegu me salvestame seda saadet siin aprillis 2021, eks ju, on reisimine endiselt väga keeruline. Aga see, ma saan aru, ei ole takistus Erasmus+ koostööprojektidele. Ja tegelikult on ka üks oluline põhjus, miks me täna teiega siin oleme koos, et te saite hakkama millegi väga erilisega. Rääkige sellest. Tegelikult selles Erasmus+ programmis on selle nimi virtuaalne üritus, virtual event. Ja kuna lihtsalt praegu ongi see, et reisimine on väga keeruline ja ka praegusel hetkel näiteks meil Bulgaaria lasteaiad olid vist suletud ja Horvaatias vist ja Küprosel need ei tohi üldse oma aiastki välja minna, et selles suhtes on ka piirangud hästi paljudes riikides. Nii et me pidime korraldama virtuaalse ürituse, mis siis mõnes mõttes nagu peaks sisaldama neid samu tegevusi, mis koha peal tehakse. See peab olema 3 päeva järjest ja 3-4 tundi päevas. Ta ei pea olema 3-4 tundi nagu jutti, aga selle päeva peale kokku umbes täpselt niimoodi, et siis ta nagu kvalifitseerub selle virtuaalse ürituse alla ja siis on ta nagu selles programmi keeles on ta mobility, et mobiilsused. Ütleme nii, et viimase minutini me tegelikult ei uskunud, et seda on vaja teha ja ikka lootsime, aga siis, kui saime aru, et see päriselt tuleb ja seda päriselt on vaja hakata tegema, siis selle info leidmine, kuidas seda teha, millal seda teha, mida selleks vaja on, et kõik need küsimused tekkisid nagu plahvatuslikult õhku. Ja siis hakkasime vaikselt kuskilt otsast minema. Ehk siis algselt te hakkasite planeerima sellist tavapärast koostööprojekti ja siis selgus, et see ei saa olla kontaktis ja siis te pidite hakkama leidma lahendusi. Millised väljakutsed teie ees seisid ning milliste oskuste poolest te nüüd rikkamad olete? Ja kõigepealt minu meelest oligi vaja kaardistada ära kõik meie vajadused, et mida meil läheb selle jaoks vaja, et üks edukas mina tahaks ikka öelda, et see on veebiseminari 3-päevane seminar läbi viia. Et kaardistada ära just need asjad, mis meil lasteaias olemas on, mida meil ei ole, aga mida meil oleks nüüd hästi kiiresti vaja. Millised oskused on meil mõne programmiga ja sealt just sellised vajadused ja võimalused, kuidas meie saaksime seda teha kõige paremal moel. Ja sellega seoses said meil ka lasteaeda igasse rühma veebikaamerad ja majja sai ostetud ka selline kaamera, millega me saame liikuda rühmaruumist rühmaruumi. See on veebikaamera, et üks pikema juhtmega, et oleks väga head internetti on vaja. Sellest me saime kohe seminari esimese 10 minuti jooksul teada, et väga head internetti on vaja. Ja siis muidugi oligi see, et me tahtsime saada infot, kuidas seda üleüldse keegi teine on läbi viinud. Ja kuidas siis üks, kas konverents või kuidas seda nimetama peab? Virtuaalne üritus. Kuidas nägi välja siis üks sellise virtuaalse ürituse päev? Meil oli põhimõtteliselt 3 päeva nagu ära jagatud, et esimene päev oli niisugune Eesti ja meie lasteaia ja siis selle Erasmus+ projekti kogemuste jagamine. Et oligi, et hommikupoole meil oli ettekanne Eesti kohta rääkisime, seal olid erinevad pildid, videod, asjad, siis see oligi, et kella 10 poole 12, siis kella
13.30 hakkas siis järgmine seminar, kus me siis rääkisime meie haridussüsteemist ja meie lasteaiast ning õhtu siis lõpetas kella 3-4 oli siis viimane seminar, mis siis rääkis meie Erasmus pluss kogemusi, kuna meie partnerid on ka kõik esimest korda Erasmus plussi projektis. Nad on kõik uued, nad ei ole enne seda teinud. Ja siis meie lihtsalt rääkisime oma kogemusi ja õpetajad jagasid seal oma kogemusi. Siis teine päev oligi see, kus siis hommikul kella 10 oli live ülekanne siis rühmast, kus siis õpetaja Maarja tegi oma 3-4-aastaste meelespäärühmaga siis tegevust, mis oli siis seotud meie selle üldteemaga. Ja see oligi kuskil 40 minutit vist või? Natukene vähem. Jah, sest sel päeval oli väga vähe lapsi rühmas, nagu meil ikka ju praegu. Aga me selles suhtes vaatasimegi niimoodi loovalt, et näitame nii palju kui vajalik sel hetkel. Et lihtsalt ühel hetkel me nagu mõtlesime, et nüüd on juba piisavalt ja siis õpetaja tuli ja rääkis siis selle inglise keeles ka üle siis, et mida ta tegi, miks ta tegi, mis vahendeid ta kasutas ja nagu tutvustas oma seda tegevust. Just tahtsingi öelda, et tegelikult nagu konkreetselt limiiti ei olnud, me ise ka täpselt ei teadnud, kui kaua tal tegevuse toetamine seal aega võtab ja siis minu meelest oli 30 minutit võib-olla oli ja mina ise olin kaamera taga, liikusin ruumist ruumi ja siis sain näidata natukene lähemalt, kuidas need tegevused siis läbi viiakse. Ja see oli hästi tore jah, et meie partnerriigid teadsid selle tegevuse eesmärke. Et see oli nende info, et mis on siis selle tegevuse, mida Maarja läbi viib, selle tegevuse eesmärgid. Ja siis pärast, nii nagu Elina ütles, et ta tutvustas oma tegevust ka. Ja sai väga positiivset tagasisidet. Hästi positiivset. Ja ta oligi hästi tubli. Hästi tore. Ja siis jälle siis 1:30 hakkas siis uus seminar, kus siis kõik partnerriigid tutvustasid ühte tegevust. Et meil oli siis ajaliselt paika pandud, et igal ühele kuskil umbes 15 minutit ja kes oli siis teinud nagu PowerPoint esitluse, kes oli video teinud, igaüks siis kasutas oma neid võimalusi ja enne seda veel mingi pool tundi enne seda ma siis ütlesin, et kes tahab nagu õppida seda screen sharing ut, et siis see saab tulla ja varem ja kõik ära katsetada, et kas tal kõik töötab, et selles suhtes oli ka nagu hea, et saime niimoodi katsetada. Ja siis 3. päev oli meil see, kus me siis rääkisime, et kuna meil oli mereteemaline kohtumine, et me rääkisime veel erinevatest hommikupoolses seminaris veel erinevatest võimalustest, kuidas mereteemat lastega läbi viia. Tutvustasime oma loodusmuuseumi, igasuguseid liitreaalsuskaarte, siis on mingid 4D loomakaarte. Ma mäletagi, mis seal veel oli. Ja mina rääkisin veel QR-koodide orienteerumisest ja oma töömetoditest ka, mida ma kasutan. Ja siis katseid üks õpetaja viis läbi lastega ja sellised erinevaid nagu võimalusi, mis veel on. Ja siis peale lõunases seminaris meil üks endine lapsevanem, merebioloog Jonne Kotta tuli ja rääkis meile natukene mereolukorrast, kliimamuutustest, kuidas inimeste mõju sellel on ja see oli hästi põnev. Pidi pool tundi rääkima, aga rääkis pärast tund aega. et see aja planeerimine seal juures ongi hästi tähtis, et mille sa siis nüüd ära jätad, sellepärast et sul on peale antud loengut oli veel üks ettekanne, aga kuna see oli meie oma maja õpetajate ettekanne, et siis me liikusime natukene teist rada pidi jällegi, et sa pead seal samas kõrval olema kogu aeg hästi loov. Ja muidugi, kui Elina oli siis põhiinimene, kes vestles, tutvustas erinevaid teemasid ja mina olin siis seal nii-öelda kõrvaltoas ja ma olin see abiinimene, ei kuule, ei saa, Elina, pane kõvemaks, Elina, ei liigu, pilt ei liigu, et kogu aeg jooksed sealt, oled nagu see back-up tiim seal, täpselt niimoodi
et see kuidagi tundus hästi vajalik. vajalik. Tantsida, siis läheb ja tantsib on ju ka veel vahepeal. Jah, siis hüppad püsti, siis ruttu tantsid, siis teed mingit plaksu asja, nii siis jälle tagasi, siis räägid oma asju ja niimoodi kuidagi see 3 päeva, ma ei tea, oli nagu unenägu, et see oli niivõrd suur pinge ja kui see möödas oli, siis oli see nii hea tunne, sest nii äge asi jälle sai tehtud ja ma olen nii tänulik Elinale, et meil on jälle üks väga kihvt projekt. Kui ma teid kuulan ja jätan kõrvale selle, et on rahvusvaheline ja veebikonverents või selline veebiüritus, see tundub selline nagu tavapärase lasteaiapäeva kirjeldus, eks ju, et sa pead olema hästi paindlik. Mingi asi võtab kauem aega, sa pead mõtlema nii, mille ma ära jätan, mille ma asendan. Et võib-olla saitegi sellega nii hästi hakkama, et olete lasteaednikud, eks, et te igapäevaselt olete harjunud sellega, et kogu aeg peab olema paindlik ja mõtlema mitu sammu ette ja niimoodi. Et ma eeldan, et te hindate seda projekti korda läinuks. Seda üritust kindlasti, et projekt meil alles käib ju veel. Et meil juba maikuus nüüd tuleb uus kohtumine või virtuaalne üritus, siis seekord siis Läti partnerid seda nagu korraldavad. Et ootame põnevusega, mida nemad nagu pakuvad. Me ei tea, võib-olla ootab meid, kõik kohtumised on äkki ainult veebi kaudu. Et hästi mõistlikud partnerid on ja kuidagi nagu see koostöö on nii hea. Isegi läbi veebi. et see on võimalik. Jah, on võimalik. Nii et kui mõnel lasteaial tekib selline tunne, et ma tahaks mingit veebikonverentsi korraldada, siis pöörduvad Pirita lasteaia õpetajate poole ja tegelikult on teil see know-how olemas. Ma mõtlesin, et kui me nüüd lähme järgmisele veebikohtumisele ja veebikohtumist viib läbi Läti. Ma väga ootan seda kohtumist, ma tahan näha, kuidas see süsteem on neil loodud. Samas ma natukene, mul on hea meel, et meie seda uuesti ei pea tegema, sest see on liiga värske praegu veel. Aga ma olen nagu valmis absoluutselt kõigele, mida sealt poolt pakutakse. Ma teen kõik asjad kaasa, ma ei anna mitte tillukestki, et ma ei jaksaks või et ma ei saa püsti tõusta või et ma ei mõtle kaasa. Et nähes seda, kui keeruline tegelikult ise sellist asja on luua, siis... Tal endal ei olnud võimalik näha, kuidas teised püsti seisid ja tantsisid, sest tema ise oli kaamera ees. Jah, mina nägin ekraani pealt, kuidas kõik tõusid püsti ja tantsisid kaerajaani. et need on sellised väiksed asjad, aga samas kui ikkagi kõik sul kõik kaasa teevad, siis see annab nagu nii palju nagu juurde. Ja tänu sellele oskate nagu teiste pingutusi rohkem hinnata. Absoluutselt. Ja muidugi just need pingutused ka, et kui meie oma maja õpetajad tulevad ka sul sinna seminarile kohale, nad on olemas, siis seda on lihtsalt nii hea näha. Kui te selle oma 3-päevase veebisündmuse läbi viisite, kas te oma meeskonnas seda ka tähistasite? Jube hea küsimus. Me ei ole kõik koos isegi olnud tegelikult majas antud nagu olukorra tõttu, siis me peame lihtsalt üksteisega ka vähem kokku puutuma. Aga üks veebisündmus luua selleks, et tähistada. Tegelikult see tagasiside on olnud, et kuidas meil läks ja Elina on ka aktiivi ja kõiki osalejaid tänanud. Aga võib-olla on asjad, et me olime ka ise nagu natuke väsinud peale seda, et ma nüüd alles tunnen jälle, et kuna lihtsalt tulevad muud asjad ju ka peale kogu aeg, et siis et nüüd ma tunnen, et nüüd võib-olla tõesti peaks selle ära tegema, et ma ei tea isegi, kui ägedalt seda peaks tähistama, sest see oli nagu nii äge see 3 päeva, et sealt peaks mingi võrdlusmoment, väga hea sündmus sinna kõrvale nüüd panema, et seda võrdväärselt tähistada siis. Kätlini küsimus ilmselt tulebki sealt, et me salvesime eelmise saatme siin hoolinguga ja siis üks oluline nüanss, mis nad välja tõid, oli just see, et kui sa meeskonnaga midagi oled saavutanud, et siis tähista seda natukenegi, et loo mingi rituaal, et me siin ka oma taskuhäälingu uue saate avaldamise päeval mõtleme, et nii, kuidas me täna tähistame seda, et mingi väike nüanss, eks ju, ma tänan selle sündmusega ma täna tähistan seda. Meil just tegelikult oli koosolek
ja siis meil on niisugune traditsioon, et me anname niisugune särav täht ja siis märtsikuu säravad tähed olidki siis Heili ja Maarja, kes lihtsalt jäid selle üritusega, et nad saavad selle rahvaellu niisuguse tähekese endale rinda, et seda me küll tegime, et niimoodi me tähistasime. Nii oli. Eesti Lasteaednike Liit tähistab sel aastal 30. tegutsemisaastat. Ja liit sai algusega just selleks, et lasteaednikud koos saaksid olulisi muudatusi ellu viia, et oleks see meie tunne. Ja väga oluline selle juures on võimalus üksteiselt õppida ning saada kogemusi nii kodumaalt kui välismaalt. Ja see pole ainult tänapäevane soov, nagu ilmestab ka tänane kirss tordil. Oila, la 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 la. Kirss tordil. Täna on Eesti Lasteaednike Liidul kauaaegsed kontaktid meie sõsarmaa Soomega, siis olgu öeldud, et seal asutati Lasteaednike Liit juba aastal 1919 ja möödunud aastal tähistasid nad väärikalt oma Lasteaednike Liidu loomise 100. aastapäeva. Olgu öeldud, et ka varasemal perioodil on olnud Eesti lasteaednikel kontakte, nagu näiteks 1924, kui oli möödunud 5 aastat Soome Lasteaednike Liidu asutamisest ja seda külastas sama Leonie von Üllesem, kes oli Saksa lasteaia, mis asus Tallinnas Gonsiori tänaval praeguse kaubamaja vastas, kus ta töötas, et need sidemed hakkasid tihenema siis 30. aastail, kui Eesti Lasteaednike Selts alustas hoogsat tegevust. Niisiis, seltsi juhatus alustas energiliselt tööd ja juba esimesed üleriiklikud lasteaednike kursused toimusid 1932. aasta suvel Pärnu lasteaednike ühingu korraldusel 10.–23. juunini. Ja seal käsitleti laste tervishoiu, pedagoogilise psühholoogia ja kehalise kasvatuse küsimusi. Lektoriks olid vastavalt doktor Bükhoff-Liller, koolinõunik Estam ja võimlemisõpetaja Ernst Iidla. Samalaadsel kursustel 33. aastal, mis samuti toimusid Pärnus, kõneles koolinõunik Viktor Viilup, kes käsitles laste psühhoanalüüsi. Ja nii saigi Lasteaednike Seltsil traditsiooniks korraldada teabepäevi, kursusi ja suvepäevad korraldati millest eriti aktiivselt võtsid osa lasteaednikud üle maa, siis 1938. aastal Narva-Jõesuus toimusid ja 1939. aastal Võrus. Ja nagu mainisin, et olid siis loodud juba ka tihedad sidemed põhjanaabritega, nii käis 1933.–4. õppeaastal 10 Tallinna lasteaednikku Soomes tutvumas sealsete lasteaedadega. Ja seal osalesid siis lasteaednikud Kopli lasteaiast, 2. lasteaiast, 5. lasteaiast ja 6. lasteaiast, kus töötas ka Eesti Lasteaednike Seltsi esinaine Ella Friedemann Järvekülg. Ja tema esindas Eestit ka ühe teise kolleegiga 1935. aastal Turus toimunud Soome lasteaednike kongressil Eestit. Ja on teada ka aastast 1937 käisid Eesti lasteaednikud Stockholmis õppereisil ja võib arvata, et seal nad külastasid ka üht Waldorf lasteaeda. Sellest annab tunnistust ka Lea Nurkse, kes oli tollel ajal esimese Tallinna Kopli lasteaia kasvataja, kes oli saanud innustust tolleaegselt Tallinna tuntumalt eralasteaia juhatajalt Linda Kasemets-Kiruskilt. Aga tema omakorda sai selleks juhatust ajast,
mil ta õppis Lausanne'is Fröbeli instituudis ja lisaks veel prantsuse filoloogiat aastail 1913 kuni 1915. Ja Linda Kasemets-Kirusk on tuntud kui antroposoofiliste tekstide tõlkijana Eestis. Kersti Vardeel. Meie taskuhäälingus on meil üks küsimus, mida me tavaliselt oma saatekülaliste käest küsime. Et me küsime alati, et mis on teie jaoks lapsest lähtuv kasvatus, aga täna me mõtlesime natuke ja mõtlesime, et äkki küsiks nii, et kuidas just see Erasmuse programm toetab lasteaias lapsest lähtuvat kasvatust? Et eks ta tegelikult ju läbi selle teema valiku mingis mõttes või selle, et millest see projekt nagu räägib või teeb. Et kuna meie oleme ikkagi nagu oma selle projektidega mõelnud, et see peaks olema õppekava osa, siis või ikkagi need tegevused, kõik, mis sa selle Erasmus projekti nagu jaoks teed, sa teedki ju lastega. Sa teedki läbi nende ja õpid ise läbi nende ja sa õpid ka teiste läbi Euroopa laste iga erinevaid huvitavaid asju. Et mina ütleks, et läbi selle teema ja nende õppetegevuste. Ja kõik see ongi ju selles suhtes, seda kõike tehaksegi lastega. Mina toetuks nüüd siis sellisele variandile, et üks väga motiveeritud õpetaja saab toetada last tema õppetegevuses. Ja kuidagi peab andma õpetajale motivatsiooni või vähemalt teadma, mis teda motiveerib üldse tööd tegema. Ja kui need nipid on nagu kätte saadud, andes siis võimaluse osaleda kas või selles Erasmus Plus projektis, siis selle õpetaja rõõm, tema teotahtelisus ja tema soov sellesse oma panus anda, et läbi selle tulebki, ma arvan, selle lapsest lähtuva kasvatuse toetamine. Et Heili, sina oled ka värske Eesti Lasteaednike Liidu liige. Mis põhjustel sina liiduga liitusid? Minul oli nüüd selline juhus, et kuna mina olen väga selliste taskuhäälingute poolt, ma olen kuulaja, erinevaid taskuhäälinguid erinevatel teemadel, siis ma olin väga üllatunud, et nii moodne asi on Eesti Lasteaednike Liidul. Ja mind kohe pani see mõtlema, et see on suur edasiminek. Ja esimese saate kuulasin ära, oli väga põnev. Ja teise saate, kui ma ära kuulasin, seal oli Lasteaednike Liidu juhtkonna liikmed, eestvedajad, ja nad rääkisid sellel teemal, et Eesti Lasteaednike Liitu võiks kuuluda rohkem õpetajaid, lasteaia õpetajaid. Ja siis ma hakkasin mõtlema endamisi, ja ta nimetas ka veel neid erinevaid liite, mida on nagu nii palju, ma tean kindlasti, ma osadesse kuulun nagu õpetajate liit ja ma ei olnud päris kindel, kas ma ikka kuulun Lasteaednike Liitu. Hakkasin vaatama oma mailpostid, hakkasin vaatama kõik oma süsteemid läbi. Ma ei kuulugi, kuidas on võimalik, ise oled selline entusiast ja nüüd Eesti Lasteaednike Liitu ei kuulu. Ja ma tegin kohe avalduse ära ja ma tõepoolest olen värske liige ja ma olen väga uhke selle üle. Nii palju infot tuleb igapäevaselt, et see on hea asi. Aga mis on sinu üks ootusi liige olemisel? Ma tahan anda oma panust. Ma ei tea, kuidas ja ma ei tea täpselt millal, aga mul on selline tunne, et mul on midagi anda. Lasteaedniku töö põhisisu on siis igapäevaselt pisikeste inimeste ja nende hariduste alguse eest vastutamine, kuid see pole kõik. Ja seda aitas täna hästi ilmestada Pirita lasteaia kogemus Erasmusega. Aitäh Helina ja Heili meile enda kogemusi jagamast.
palun, ja tänada. aitäh! Aitäh ja kutsumast. teile jõudu ja tuult tiibadesse nendele lennukatele ideedele, et kõik need, mis on, et need saaksid nagu sündima. Ja tegelikult nagu see ongi, et ühte head kriisi ei ole mõtet raisku lasta. See on kindlasti see sõnum, eks ju, kuidas sellest võtta kõik. Kes aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Hea kuulaja, kui ka sinu lasteaias on juhtunud midagi ägedat või oled kuulnud, et mõni kolleeg on saanud hakkama millegi suurepärasega, siis ole hea ja jaga ka neid kogemusi meiega ning anna endast märku või võta ühendust läbi Facebooki Kes aias, mis aias lehe või e-posti kaudu kesmisaias@gmail.com. Infot meie taskuhäälingu kohta saate Eesti Lasteaednike Liidu kodulehelt. Kuulake meid podcastide kodulehelt, SoundCloudist, YouTube'ist ja jälgige meie tegemisi Facebooki lehelt Kes aias, mis aias. Kohtume peagi. Kohtumiseni!